Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna on selline teema, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist. Kõigepealt teeme sellise lühikese ülevaate, mis praegu teil toimub. Teeme teie iseloomustuse, jah? Kui te tunnete ära, et see iseloomustus käib teie kohta, siis antud video sobib teile. Nii, mõelge palun iseenda peale. Te olete praegu enesekaitses. Palju on niisugust mehe energiat, kui me nüüd räägime naisest. Palju on sellist viha, mingit vihast reaktsiooni, äkilist reaktsiooni. Teil on tunne, et keegi inimene ei ole teile piisavalt tähelepanu pööranud, piisavalt võib-olla teile mingeid tundeid välja näidanud, pole tegutsenud vastavalt teie suunas, nagu teie olete seda oodanud. Aga teie loodate, et keegi teeb mingisuguseid samme teie suunas ja siis teile tundub, et siis teil kõik nagu muutub, et siis õnn pöördub. Ja te justkui ootate seda sammu kellegi inimese poolt, te jälgite, kas see tuleb niimoodi, aga samas ometi teate, et see võib olla mitte päris see õige asi, mida te ootate. Või et see inimene ei oska nagu ennast näidata ausalt teel, vaid kuidagi skeemitab või näitab ennast valest küljest või teeb midagi sellist sobimatut. Te olete väga palju mineviku mõtetes. Seal on nii positiivseid mälestusi kui negatiivseid mälestusi. Aga harmoonias olete siis, kui kellegi naisterahvaga koos olete ja suhtlete. Kas on siis üks kindel naine või on teil need erinevad naistuttavad või kes tal need teil on, need ema või õde või hoopis sõbrannad või sugula, keegi naisterahvas. Ja kui te temaga nagu suhtled, siis on teil hästi hea olla, te olete hästi tasakaalus. Et ikkagi olete pettunud, et miks minul midagi sellist aktiivset ei juhtu nagu teistel on, et miks Jumal ei tee minu elus midagi sihukest huvitavat, mille üle mina rõõmus oleksin. Te olete sellises energias praegu, et kõikidel teistel on parem kui minul, kõigil teistel läheb paremini kui minul, et minul ei juhtu midagi head, kõigil teistel juhtub. Te olete mingisuguses sellises energias, natuke olete ka pahane, võib-olla elu enda peale, võib-olla iseenda peale, võib-olla teiste peale, teised ei tee teie elu heaks, on ju. Siuke paras siukene, nagu väike siilipoiss olete, turtsute natukene, eks ole. Nii, vaatame, siin on teised kaardid, ma ei tea, kuidas nad räägivad, aga vaatame. Nii, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Mis see on? Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Vaatame üldse, mis valdkonnas see on. Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Kuulge, mul on siin tunne, et kui teil on siin keegi, kui teil on mingi suhe kellegagi, siis mulle tundub, et siin kellegi vanem, kas siis kellegi ema või isegi kellegi vanaema, ütleme, siin, kellegi jaoks on ta siis ämm, on ju, lihtsalt on kogu aeg nagu teie vahel, ta nagu sorgib teie elus, ta ei lase teil rahulikult olla. Tema ütleb, näed, et te peate mind austama, mina ju tean, kuidas teile parem on ja ta kogu aeg sulub ennast teie suhte vahele.
aga siit ei tule midagi head, siin niimoodi võib tulla, et te lähete üldse varsti lahku, sest et siin on keegi armukene, eks ole, majast, oma mees läheb välja, ta ei näegi, et teisel pool tema naine armukesega kallistab, onju. Vot siin ongi see, et siin te peate selle olukorra lõpule viima, et ei ole teie peres keegi, näiteks kas mehe sugulased või teie enda sugulased, et need lõpetaks teie vahel suskimise ära. Et nad laseks teil elada nii, nagu on, sest praegu vägisi on tunne, et kui see nii edasi läheb, see suskimine, siis päriselt, teil tulebki armu kolmnurk, kui see juba ei ole tekkinud, sest te ei saa nagu rahulikult elada oma pereelu. Nii, vaatame veel, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist. Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist. Siin uuesti näitab, et see on ikkagi teie perega seotud. Võib-olla teil on ka isegi laps peres olemas või ütleme keegi laps, ükskõik mingi suhe on alles noor, hakkab kasvama, eks ole, hoiate seda suhet nagu väikest last, aga midagi hakkab teil seda suhet nagu tõmbama ära alla. Et nagu tõmbab teid endasse ära, imeb midagi sihukest nagu negatiivset, on ju. Ja siin on üldse maniak, et kes nagu kedagi siin väga kaua on jälginud ja siis võib-olla ma ei tea, ähvardab teda siin näiteks ära tappa, mis iganes on. Et samamoodi jällegi näitab, et keegi siin on, teie tahate oma pere õnne hoida. Kellel on laps, kellel ei ole veel, on ju. Aga suhe on noor, justkui laps, on ju. Aga siin on midagi mäda, ma räägin, teie suhtes on midagi mäda. Et siin keegi inimene võib-olla teid juba väga kaua salaja vaadanud ja tal ei ole võib-olla teie suhtes kõige paremad mõtted. Et võib-olla te isegi ei tea, kes see sihukene inimene on, kes tahab teile tegelikult halba. Ta on kõiki teie käike juba jälginud väga-väga kaua. Ta nagu hoiab teid mingisuguses hirmufoonis, on ju. Ja vot see samane hirm tõmbabki teid endasse. See on nagu, see on võib-olla isegi nagu sama või see on natuke teine asi. Et see sihukene asi, see peab lõpule viima, lõpetame ära sellise asja. Võib-olla kedagi teid seal jälitatakse, võib-olla keegi teid alailma kontrollib, on ju. Võib-olla keelab teil kuskile minna, ma ei tea. Vaatame veel, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist. Siin on jällegi selline teema, et siin kellegi mees on väga selline tuhvlialune, kardab oma naist, et kui koju tuleb, siis raudselt saab ta aina rulliga, on ju. Et see on kohe üks, mis kindel, et ta on nagu selle naise sussialune, on ju, ta teeb kõik nii, nagu naine tahab, aga see ei ole niisama, sest ta saab mingit kasu selle naisega koos elades. Siin on mingi omakasu, mida ta sellelt naiset saab, kas ta saab, kas see naine siis annab, kas tal on naine mingi varandus, et ta saab ka siis osa sellest varandusest või talle meeldib naine ise kui välimus, eks ole, et tal on siuke ilus naine. Igatahes mingisuguse, või ta saab siis pärast päranduse, kui see naine ära sureb. Mis iganes siin on, mingi omakasu siin on, et mees, kes on ennast alistanud naisele ja tal on samas mingid omakasud. Ja siin on juba nagu kolmas teema eraldi. Siin ta toob eraldi teemad. Need 2 tükki võisid küll olla ülemised nagu üks teema. Aga see on nagu eraldi teema mehega, et keegi mees siin on. Aga võib-olla nendele, kui vaatavad mehed, siis on see teile, et tulge sealt selle kellegi naise mõjuvõimu alt ära. Ärge laske ennast sellele naisele allutada. Nii. Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Huvitav, kuidas kaardid niimoodi räägivad täna. Need ei ole tarokaardid, need on oraklikaardid. Siin on näitab, et mida te peate kiiresti ära lõpetama, maskide kandmise üksteise ees. Et ei ole üksteisega ausad, te kannate maske, te näitate ennast sellisena, kes te ei ole. Aga see on lõks. Et niimoodi te iseenda sellele suhtele teete täielikud lõksu ja pärast jääte siia sisse ja ei saa siit enam mitte kuidagi välja.
Siin võib minna isegi lausa sellisena, et kui maske väga kaua kantakse, siis keegi muutub kellegi suhtes vägivaldseks. Siin on nagu mees naisega vägivaldne, aga see võib olla ka täitsa vabalt vastupidi. Et ärge astuge sellesse lõksu, et te kannate maske, et ei räägi üksteisega ausalt välja. Võib-olla käite üksteise selja taga kohtamas kuskil või midagi iganes. See tuleb välja, et te iseendale kaevate praegu auku. Ja sellest võib tulla pärast tõesti mingisugune kodune vägivald, on ju, et või mingid ähvardused, midagi võib siit tõesti tulla. Nii, see on selline asi kellelgi. Te proovige ära tunda, mis on teie teema, saate aru, sest teid on väga palju. Tuleb välja, et teemasid on ka erinevaid. Need on tegelikult suhtekaardid. Nii, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Juba 3. kord tuleb välja, et keegi 3. tahab teie head pereõnne ära rikkuda. Siin on salaja mingite salasõnumite saatmine. Võib-olla siin ongi keegi armuke on ja siis saadetakse SMS-e, sõnumeid, kirjavahetusi, võib-olla sala siuksed telefonikõned on. Ja naine kohe nagu keegi siin naine meelitab meest lõksu, on ju, tule siia väravast sisse, tule, on ju. Aga tegelikult see on lõks, on ju. Et ma räägin, et siin on keegi 3. inimene tahab teie abielu õnne ära rikkuda või teie suhet ära rikkuda. Vot nüüd tuleb 3. kord üks sama info läbi. Siin oli sama ja nüüd on siin sama. 2 kaarti on isegi täiesti ühesugused kusjuures. Vaatame veel, mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist. Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Ikka tuleb siin välja mingi armu kolmnurk. Siin on keegi 3. isik. Kellele on see teine naine, kellele teine mees? Siin praegu näitab, et keegi 3. naine on, et mehel on nagu keegi uus silmarõõm. Siin on naine nii vihane, et ta on nõus mehele siia tassi lausa mürki valama, on, et meest ära mürgitada. Peaasi, et mees seda armukest endale ei saa. Naine on nii vihane tema peale, on ju. Sest see naine on ilusam, noor, eks ole, mis iganes. Siin võib olla ka veel see, eks ole, et teil võib-olla see partner, kellega te käite, ma räägin, ta ei olegi võib-olla nii puhas, et ta ühe silmaga võib-olla teid kallistades võib-olla mõtleb kellegi teise peal või kellegi 3. naisterahva peale, on ju. Ja temal on ka, mõnel on sellised, ütleme, siin on liputaja kombed, on ju. Keegi tahab ennast ilusasti näidata niimoodi äkki ja vaatate siis nagu naiste reaktsiooni. Et vaadake ette, keda te praegu oma partneriks valite. Seal on mingid varjatud asjad, et see mees ei ole päris selline, nagu tundub. Ta ei ole teile kindlasti truu, kohe kindlasti ei ole. Et teil tuleb see 3. isik vaadata, kes see 3. on. Ja siis, kui see mees tõesti ei ole teile truu, siis lõpetada see suhe ära. Sest see ei vii mitte kuskile. Ikka tuleb mingi armu kolmnurk siin välja. Siin juba 4. kord näitab, et mingi armu kolmnurk. Vaatame veel. Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Mida te peate lõpule viima, mis ei kannata ootamist? Siin on keegi nüüd tõesti väga õnnelikult tutvunud oma partneriga. Ja te panete aluse nagu oma õnne fundamendile, et ta väga hoiate seda, et see tõesti hakkaks siin, et teie õnn oleks kaitstud. Ja siis te saate minna nii-öelda koos selle abielu reisile, ehk siis selle nii-öelda selle õhupalliga sõitma ja vaatama siis, kuhu abielu teid viib, on ju. Ja see on nagu teie jaoks siuke mõnus seiklus. Et see ei ole nagu väga, tegelikult see on kõige paremad kaardid, mis siin praegu on. Et keegi teist siin on väga tugev, mees ja naine, te väga hoiate oma suhet, te ei lase kellelgi seda lõhkuda. Te ehitate hästi tugeva vundamendi oma suhtele
ja siis te lähetegi koos nii-öelda elureisile, eks ole. Vaatate, kuhu elu teid viib ja mis huvitavaid sündmusi teile toob. Et siis, et ehitage tugev vundament tõesti, et nähke koos vaeva ja siis see viib teid tõesti väga mõnusale reisile eluteel. Et lihtsalt hoidke oma partnerit, olge mõlemad ausad, siis läheb teil tõesti väga hästi, on ju. Need on ainukesed siuksed, noh, nii selles mõttes positiivsed kaardid, on ju. Aga kui vaadata niimoodi 2 kaardiga, ma ei tea, kuidas see siin nende kaardidega töötab, aga nad on nagunii armastusega seotud, tunnetega seotud kaardid. Mida peab teadma naine? Mida peab teadma naine, kes seda kanalit vaatab? Mida peab teadma naine? Mida peab teadma mees? Kui ilusad kaardid. Mida peab teadma naine? Siin on laps. Siin on ilusad kullerkupud ja laps istub siis nende kullerkuppude vahel, on ju. Võib-olla tõesti mõni teist, võib-olla juba ongi lapse ootel, võib-olla te ise ei tea, te juba kannategi oma südame all juba lapsukest, eks ole. Võib-olla mõni hakkab varsti sünnitama, ühesõnaga kellelgi siin on tita ootus, eks ole. Aga see näitab ka, see on ka lihtsalt, kui laps on ka lihtsalt kui midagi uut, mis on varsti sündimas, mingi idee, mingi projekt, mingi elustiil, eks ole, ükskõik, see on nagu teie lapsuke, mida te hoiate ja nagu kaitsete. Ja mis on mehele, siis mehel oli armastus. Siin on suur süda mehe ja naise vahel ja mõlemad vaatavad üksteisele armunult otsa. Et tegelikult teil, kes te vaatate, te tõesti väga üksteist armastate ja siin nii mõnelgi võib sündida sellest armastusest laps, on ju. Et tegelikult lõpp on siin küll väga hea selles mõttes, et teil antakse hästi tugev lootus, et kui te väga töötate oma suhtega, teil saab see suhe tõesti väga tugev olema. Lihtsalt te peate ära eemaldama vot need, mida ma siin alguses rääkisin. See 3. isik, on ju. Kui te suudate seda, igal ühel on kuidas, ja kui te siis saate selle ära lahendatud, siis on teie abielu tõesti tugev, tõesti. Aga noh, kes saab lahendada, kes mitte, eks ole, mina võin siin rääkida, aga ega siis elud on meil väga erinevad, olukorrad on meil väga erinevad, kõik on ju. Aga see on lihtsalt see, mida mina praegu näen, ma räägin seda, mida mina näen, no, ärge pange pahaks. Ma räägingi, et ega see ei olegi võib-olla kõikidele mõeldud, võib-olla ainult nendele naistele, kelle ma ladumist tegin, on ju. Et kui teie mehed tundsite ka siin midagi ära samamoodi, et see käib siis nagu teie kohta, on ju. Et kõik pöörake nagu siis nii-öelda ümber selles mõttes, mehed, kui te vaatate. Ma ei tea, kas ma just ei ole vist mõtet, ma arvan, rohkem kaarte võtta, sest kaardid juba niigi rääkisid kõik ära, mis juba rääkida oli. Nii tahaks veel ühe kaarti tõmmata, aga ma ei tea, miks. Tõmbame, aga ma ei küsi midagi, ma vaatan. Ma tõmban 3 kaarti, ma ei küsi midagi. Aga noh, see on selle sama ladumisega seotud. Vaatame. Miks ma tunnen, et ma tahan võtta kaarte, ma ei tea, miks. No vaatame. Siin tulid nüüd välja sellised kaardid, et ei ole vaja nutta iga tühja asja pärast. Et iga asi ei ole teie pisaraid väärt. Tehke tõesti õiglane valik. Kui teil on valida 2 mehe vahel, siis alati valige see, kes on tõesti teil südamelähedane, on ju. Ja siin ongi, et siin võib-olla mõni lähebki duellile, et siin meestel on duell, naise pärast naine istub siin pilve peal, vaatab, kuidas 2 meest tema pärast siin mõõgavõitlust peavad, on ju. Et ärge siis nutke tühja asja pärast, et tehke meeste vahel, kui teil on mitme mehe vahel vaja valida, tehke alati see valik, mis mees, kes on teile südamelähedane. Ainult see on see õige valik. Kui muidu ei saa, ma ei tea, kutsuge mehed duellile, siis vaadake, kes võidab, aga noh, see on siukene jääb jah eelmise sajandisse siuke soovitus. Et jah, ma ei tea, kas see kellelegi andis midagi need tähendused, ma ei oska teile öelda. Võib-olla kellelegi andis see mingi mõtte.
või vastupidi, andis just, kinnitas mingid mõtted, mida te olete ise juba mõelnud. Võib ka täitsa niimoodi olla, jah. Sellega on siis tänane ladumine läbi. Ma tänan teid kõiki. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Uued tulijad, kes tahavad minuga, inimesed, kes tahavad minuga eraldi seanssi teha, oma küsimustele vastuseid saada, siis te peab olema kasutaja Messengeris olemas. Kirjutage mulle aadressil piv.rutt@gmail.com. Seal me saame siis kokku leppida sobiva päeva ja kellaaja, millal saame Messengeris teha videokõne. Kirjutage endale punkthaaval kõik küsimused üles, mis te teada tahate. Ruumis peate olema üksi, sest kui keegi teine on isegi niimoodi, et mina ei näe, et keegi teine istub kuskil seal, siis teise inimese energia hakkab mind segama ja ma ei pruugi teile enam õigeid vastuseid anda. Et sellega peate arvestama. Inimene peab üksi olema ruumis. Ja kõik lisainfo, mis on minul vaja teada, kui te tulete seansile, see kõik asub minu kanalil postituse all, postitused. Et seal on kõik see lisainfo olemas, mida ma vajan, kui te tulete minuga seansile. Palun lugege läbi, kirjutage endale ülesse, et siis te teate, mida mul on vaja. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.